Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 1 ja juba 8 minutit ning loomulikult on sel ajal Kuku Raadio eetris Krimiraadio. Stuudios nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuna eile 18. novembril oli laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, tegeleb teemaga edasi ka tänane Krimiraadio. Ehk siis, mis on laste seksuaalne väärkohtlemine ja kui tõsise probleemiga on tegu ning kuidas sellest hoiduda ja kuidas täpsemalt võidelda. Sellest kõigest aitab meil aru saada Tartu ringkonnaprokurör Jane Pajus, kes on juba Kuku Raadio Tartu stuudios ka ootel. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tervist, tänan kutsumast, head meestepäeva kõikidele. Aitäh. Jane Pajus, kui sissejuhatuseks nüüd üldiselt küsida, siis kui ebameeldiv ja ohtlik riik on Eesti lastele just seksuaalse väärkohtlemise vaates? Ehk teisiti küsides, kui mugav ja meeldiv on seksuaalkurjategijatel Eestis toimetada. Kindlasti ei ole see ei mugav ega meeldiv, sellepärast et Eesti seadused on aja jooksul järjest muutunud karmimaks. Aja jooksul on Eesti seadusi palju täpsemalt, üheselt mõistetavamalt sõnastatud, mis võimaldab siis ka õiguse mõistmise nende kuritegude defineerimise palju selgemaks ja toimetamise nendega lihtsamaks. Ja on laienenud nende tegude ring, mida me mõistame seksuaalkuritegudena. Me peamegi vist üle kordama, et mis asi on laste seksuaalne väärkohtlemine? Mis hetkest me saame rääkida just sellistes kategooriates? Ja see termin tõepoolest vajab lähemat selgitamist, sest tegelikult juba ka karistusseadustikus on seal mitmed variatsioonid. Ja ma algagi võib-olla selgitama sellest, et mis siis on need kõige raskemad ja kõige hukka mõistetavamad teod on kahtlemata need, mis muutuvad juba füüsiliseks, kehaliseks, mis toimuvad nagu päris elus, päris inimeste vahel. Need on kõik seksuaalsed tegevused, nii suguühe kui muu sugulise iseloomuga tegevus, ehk siis piisavalt intensiivsed silitamised, mudimised, katsumised ja kõik muu, mis ei ole siis suguühe ehk kus ei ole kaasatud suguorgan ühelt poolt. Ja kaitstud on siis lapsed kuni 10 aasta vanusteni kõige rangemate sanktsioonidega, ehk siis alati, kui kaasatud on noorem kui 10-aastane laps või tema suhtes on toime pandud kuritegu, on tegemist esimese aasta kuriteoga, öeldakse, et ta on abitusseisundis ja see väärib siis kõige rangemat hukkamõistu. Siis on meil veel ka eraldi seksuaalse enesemääramise eapiir, mis 2 aastat tagasi tõusis siis 14-lt 16-le, nii et ka seksuaalne tegevus nooremate kui 16-aastastega, kui teine pool on täisealine, on kuriteona karistatav, kui see vanusevahe ei ole väiksem kui 5 aastat, sest et omakorda, kui me räägime nendest ühe vanusegrupi inimestest, et siis ka see olukord, kus alaealine või laps on nagu tegevusega nõus või aktiivset vastupanu ei osuta. Me ei saa rääkida siis kuriteost, et pigem ongi siis ikkagi partnerlus. Aga kui on noorem kui 16-aastane, vanem täisealine, ka see on kuriteona karistatav. Et on karistatav kindlasti ka alaealiselt seksiostmine, nii et teatud juhtudel ka noorem kui 18-aastane laps on siis alaealine, noorem kui 18-aastane, et alaealiselt ka seksiostmine on kuriteona karistatav. Kindlasti ka need seksuaalsuhted, mille täisealine on loonud kas siis oma mõjuvõimu ära kasutades, usaldust ära kasutades ja kindlasti ka selle alaealise sõltuvust endast ära kasutades. Ja siis on veel ka sellised kuriteod, mis on veebipõhised kuriteod, et kus füüsilist kontakti ei ole, et ka need on kuritegudena karistatavad. Aga loomulikult see seksuaalne väärkohtlemine on märksa laiem, sest mitte kõik tegevused ei ole ju siin kriminaalkorras karistatavad, aga on ühiskonnas etteheidetavad ja taunitavad. No kas see nüüd on juba näiteks ohtlik, kus ütleme üks lapsehoidja kuidagi kipub lapsega ühte voodisse hästi tihti, et kas need on juba need kohad, kus võiks natukene jälgima hakata?
Ja see kindlasti on ohumärk, et kui lapsega otsitakse lähendust ja sellele mingit sellist mõistlikku põhjendust ei ole või otsest vajadust ei ole. Et me võime siin küll öelda, et see lapse läheduse otsimine võibki tulla tema enda seisundist, ta tõepoolest vajabki seda turvatunnet, aga kindlasti seal võib olla taga midagi enamat. Et see on koht, kus jälgida, aga siin iseenesest mitte midagi etteheidetavat veel väita ei saa, et on olnud. Aga kuidas vaadata olukorda, kus näiteks kooli koristaja, heatahtlik ja sõbralik mees kipub oma suures heatahtlikkuses lapsi enda juurde koju kutsuma või siis on mõni naivistlik kunstnik, kelle eriliseks huviks on siis alasti väikelaste kujutamine. Kuidas need juhtumid võiksid siis kohtu vaates või prokuröri vaates paista? No siin on nüüd mitu kaasust korraga lahendada. Kõigepealt siis koristaja, eks ole, kes lapsi koju kutsub. Et ma pean ütlema, et praktikas tegelikult sellised kuriteod, kus toimepanija on lapsele nagu võõras inimene või kõrvalseisja või lausa inimene tänavalt, et need on väga suures vähemuses. Aga kindlasti koolikoristajal on võimalus luua lapsega suhted, usaldussuhted ja võib-olla seda ka siis ära kasutada ja meelitada ta endale koju. Et see ka kindlasti on olukord, mille eest lapse vanemad võiks hoiatada ja lapse teadlikkust on võimalik ka kodus vestlustega väga selgelt tõsta, et ta ei astuks sellesse ämbrisse ja igaks juhuks ikkagi ei lähe või vähemalt kui ta läheb, et siis ta teatab sellest ja on nagu väga selgelt teada, mis seal kodus siis toimuma hakkab. Ja kui nüüd see teine toodud näide, et naivistlik kunstnik, no miks naivistlik, võib-olla siis ka päris realistlik kunstnik võtab endale maalida väikseid lapsi ja teeb seda sellises võtmes, et ega lapsed väga kaetud ei ole, siis tuleb hinnata, vaadata, et millised need teosed oma olemuselt on. Sest tõepoolest ka noorematest kui 14-aastastest erootiliste teoste loomine ja alaealistest pornograafiliste teoste loomine on kuriteona karistatav. Küll aga peab nüüd vaatama ja et kuhu me selle piiri tõmbame, sest mitte igasugune lapse alasti kujutamine ja kajastamine ei ole veel ei erootika ega pornograafia. Et siin tuleb vaadata ja hinnata seda teost. No naivistlik kunstnik ja koolikoristaja seepärast, et need mõlemad näitena tegelikult elust enesest ja ka moel või teisel, kas avalikkuse või siis ka kohtus juba nagu oma hukkamõistu ja niisuguse tee lävinud, aga ma jätkan, et öelge palun, kui tõsiselt meie ühiskonnas, kodudes, koolides, spordiklubides, kunstiringides probleemi üleüldse tajutakse? Mõistetakse, et saadakse aru, millest üldse jutt on, et sellega tuleb tegeleda. Ma loodan, et üha enam ja see tegelikult on väga head, et nendest teemadest räägitakse, sest mida rohkem me sellest räägime, seda rohkem osatakse märgata ja seda rohkem julgetakse pöörduda. Et see on tõepoolest selline valdkond, mis on saladuse looriga kaetud, et seda kiputakse toime panema ju üks-ühele situatsioonides ja see võib jääda varjatuks. No meedias on ju ka päris palju leidnud kajastamist need juhtumid, kus need spordiklubides teiste treenerite või teiste klubis täisealiste inimeste poolt on märgatud midagi, mis jääb kripeldama, mis võib-olla väljub sellise tavapärase treeneri treenitava suhte raamidest, et ei ole just otseselt treenimise tarbeks sellised suhtlusviisid, aga millegipärast Eestis nendest ei ole teada antud. Et see on nüüd asi, millega me tõesti peaks ka tegelema, et märgataks ja siis ka teatataks. Me siiski ju mõned kohtuasjad või ütleme kohtusse minevad asjad on ju siiski olemas, et kus treener asja eest teist taga liiga sageli külastab seal tüdrukute riietusruumi või siis on mingisugused liiga jõulised näppimised seal olnud, rääkimata siis seksuaalsuhetest, mis on ka olnud, eks ole, siin ühes spordiklubis. Ja, et kahtlemata need juhtumid on olnud, need on jõudnud ka kohtusse, et õiguslikku hinnangut anda, aga ikkagi, et kas nüüd iga kord seda märgatakse, et sageli hoiab võib-olla tagasi ka see vale häbi. Aga äkki ei olegi midagi ja siis ma jään väga rumalasse olukorda, et ma räägin millestki, mida tegelikult ei ole olnud.
rikun kellegi elu ära. Rikun kellegi elu ära. Ja see nüüd on jällegi meie ühiskonna küpsuse märk ka, et kui tõesti selline olukord on, see väärib kontrollimist. Tuleb välja, et ei olegi mitte midagi, et sellel on nagu täiesti loomulik selgitus või ei ole, et siis me ei jäta inimesele märki külge, et me lasemegi tal edasi tegutseda ja ei pea teda kohe eelduslikult süüdlaseks. Aitäh, Jane, me teeme siit ühe väikese pausi ja oleme peagi juttudega tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning Kuku Tartu stuudiost osaleb meil saates ka ringkonnaprokurör Jane Pajus, kellega räägime täna laste seksuaalse väärkohtlemise vastu võitlemisest. Jane Pajus, kas teil on viimasel ajal olnud menetluses kaasused, kus on selgelt näha, et meil siin Eestis pole asjad jätkuvalt korras, et ei mõisteta, mis asi on laste seksuaalne väärkohtlemine ja ei osata sellega midagi ette võtta või ei nähta seda probleemi? Kui asi ikkagi menetlusse võetud on, siis on päris selge, et seda probleemi on märgatud ja on nähtud, et jah, siin on teema, millega tegeleda. Küll aga üllataval kombel on nendest asjadest rohkem rääkimine toonud küllalt palju ka selliseid pöördumisi, kus hirmul on olnud suured silmad, õnneks. Et on pöördutud ka nende olukordadega, kus tegelikult ei ole kuritegu, et ongi laste omavaheline läbikäimine loomuliku arengu osa olnud ja võib-olla ka täisealised on pöördunud teemadega, mis nende hinnangul vajaks käitumist, korrigeerimist. Loomulikult nende lastega ka tuleb tegeleda, aga õnneks ei ole olnud kuritegusid. Aga kui nüüd rääkida menetluslikust poolest, et kui meil juba tõepoolest on see kuritegu toime pandud, et on meil üks seksuaalselt väärkoheldud laps, siis see, mis prokuratuur, politsei ja kohus teha saab, me anname õigusliku hinnangu sellele inimesele, kes selle kuriteo toime pani. Aga laps, kannatanu, teda me ei saa rohkem aga aidata, kui tõesti see moraalne tunnet, et jah, mind on usutud, mind on kuulda võetud, et see, mis minuga tehti, on saanud hinnangu, et see on vale. Aga see lapse toetamine, tema psühholoogiline tugi, teraapia, et selle poolega Eestis ma julgen öelda, et praegu ei ole kõik väga hästi. Seda kõike on vaja väga palju rohkem, kui praegu võimalik on pakkuda. Eile avaldati uudis, et Eesti Vihjeliin, mis on siis MTÜ Lastekaitse Liidu pakutav selline veebipõhine teenus, mis siis kogub anonüümselt teavet internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist, sai möödunud aastal 822 teadet või vihjet siis veebikeskkondade kohta, mis sisaldasid laste seksuaalset väärkohtlemist sisaldavat siis sisu. No mida sellest numbrist arvata, et internetis leidubki igasugust õudset ja kohutavat sisu ja seal pesitsevadki kõik need, keda selline sisu köidab? Ma ütleks, et see number on väga tagasihoidlik. Tõsi ka? Väga tagasihoidlik, sellepärast, et nagu te ütlesite, internetis peitub kõike ja väga palju ja mitmekesiselt ja internet on ligitõmbav ja seal käime me ju kõik. Ja internet on ka selline, et see ei ole ainult Eesti internet, see on üle ilma. Ja see ei ole ainult see internet, kuhu igaüks sisse pääseb, on ju ka veel süvaveeb, kuhu sisenemine siis läbi selle imelise portaali võimalik on ja kus leidub veel krõbedamat kraami, mida siis kõik huvilised ka oskavad leida. Siin on nüüd tegelikult ka veel nagu mitu kihti. Üks asi on see seksuaalse väärkohtlemise materjal, ehk siis need videod ja failid, mis on tehtud päris lastest, päris elus ja mida levitatakse, mida otsitakse, mida vaadatakse. Aga tegelikult see laste seksuaalne väärkohtlemine võib toimuda ka vestlusruumides, sotsiaalmeedias, nendes üks-ühele vestlustes. Ja see on nüüd asi, mis mulle muret teeb, kuna seal on kaasatud ju meie lapsed päriselt ja seal nad reeglina on oma tegevuses ka üksi ja on väga haavatavad. Kui te prokurörina mõne juhtumi menetlust juhite, teil on seal ees siis keegi, keda kahtlustatakse sellest, et ta seal liiga sageli aeleb mingisugustes lapspornokeskkondades või et on seal kõikvõimalikes sotsiaalmeedia jututubades siis püüdnud kontakti võtta ja siis seal
kas isegi ka kokkusaamist korraldada endale või siis veel midagi, palunud seal pilte saata või mis iganes. Mida te tavaliselt vastuseks kuulete? Mis jutt sealt tuleb? Ma tean, et sageli siis, kui on inimeste arvutitest leitud hulk lapsporno mingisuguseid pilte või klippe, et siis seal kõik see jutt on umbes, et see oli juhuslikult koos teiste asjadega saabus või ei teadnudki midagi sellist on arvutis ja nii edasi, aga kui on ikkagi nii-öelda digitaalsed jäljed maas, et inimene on pidevalt regulaarselt käinud kuskil ja ostnud midagi või käinud vaatamas midagi, et mis siis vastuseks tuleb? Millest siis räägitakse? See on väga tuttav jutt, mis te ütlesite. Ma tahaks nüüd ühe asja ära täpsustada. Jah, ehkki Eesti karistusseadustikus on ka veel jätkuvalt karistatav lapspornole juurdepääsu taotlemine ja sellele jälgimine, see on see olukord, mis te kirjeldasite ja lapsporno valmistamine, et siis pigem kasutatakse tänapäeval juba terminit laste seksuaalse väärkohtlemise materjal. Sest lapsporno ikkagi on natukene halvustava ja see ei ole päris täpne see sisu, sest nendes failides toimub reaalselt laste seksuaalne kuritarvitamine. Aga jaa, et tõepoolest küll hakatakse siis leiutama seda, et aga minu konto võeti üle, ma vaatasin tavapornot ja siis need failid lihtsalt vupsasid. Aga eks iga tegevus jätab jälje ja nii jääb digitaalne jälg ka tegevusest veebis ja kui inimene ikkagi kasutab veebiotsingus märksõnu, mille kaudu on võimalik juurdepääs saada laste seksuaalset väärkohtlemist kajastavale materjalile, siis tal on natukene rumal väita seda, et ma tegelikult ei otsinudki seda, mida ma sinna kirjutasin. Aga jah, see kontode ülevõtmine on ka argumendina kindlasti, mis me peame siis kaaluma, et ega seegi võimatu ole. Aga tegelikult ka digitaalse jälje järgi saab näha, et millal selle faili omandamine toimunud on, mis sellega ka tehtud on, et üldiselt need on väga hõlpsasti ümberlükatavad. Aga on ka väga palju neid, kes ütlevadki siiralt ja otse, et jah, mul on see probleem. Ma tean seda, ma tahan sellega tegeleda. Oho, ja siis? Millised on teie tegevused siis jätkuvalt? Inimene on siiras, nii-öelda tunnistab oma viga, ja edasi? Edasi jätkub menetlus. Menetlus jätkub nii, nagu ta ikka menetlus jätkuma peab, et lõpuks jõuame kohtusse ja ta saab siis ka karistuse, et siin nagu küsimust ei ole. Küll aga, kui inimene ikkagi tunnistab oma probleemi, on võimalik tal sellega ka tegeleda siis ja oma selle seksuaalsuunitluse häirega pöörduda sinna, kuhu vaja. Kui me internetist tuleme nüüd nii-öelda päris ühiskonda, päris maailma, füüsilisse maailma nii-öelda, siis kuidas teile tundub, et kuivõrd on meil probleeme laste sellise seksuaalse väärkohtlemise äratundmisega? Ma ei tea, kui sageli te näiteks puutute kokku olukordadega, kus lähisugulasedki ei näe või ei taha näha, et selline väärkohtlemine kuskil aset leiab. Väga tihti ja see on väga kurval põhjusel, sellepärast, et lähisugulased paraku ongi need, kes kõige rohkem lapsi seksuaalselt väärkohtlevad. Et valdav osa laste seksuaalsest väärkohtlemisest, just need vägistamised ja muud sugulisi selgumoteod, paneb toime kas lapse isa, kasuisa, onu, võib-olla ka vanem vend, igatahes keegi, kes on talle väga lähedane. Ja paraku nii on, et ka need teised pereliikmed sageli ei märka või ei oska neid märke tõlgendada ja tähele panna. Et kui need lood välja tulevad lõpuks, et siis nagu tagantjärgi tarkusena hakatakse küll pilti kokku panema, et otta ka nüüd, et see tõesti, et miks ta ei tahtnud enam sinna vanaisa juurde minna, et ta sulgus oma tuppa, ei tahtnud nagu isaga rääkida, et seda võidakse tõlgendada ka lihtsalt kui nagu tavalise teismelise käitumisena või et õpetõkkuski läks alla ja ta kuidagi muutus kinniseks ja endasse tõmbunuks. Aga siin võibki olla see probleem, et see kõige lähedasem inimene, kelle suhtes ongi lapsele on usaldus, et kellest sa ilma peale ütleme, et need asjad on paraku hästi sagedased kuriteod, et siin nüüd laps on ka dilemma ees, et kui kaasnevad veel ka ähvardused, et kui sa nüüd emale räägid ära, et siis te satute majanduslikult halba olukorda ja võidakse seal manipuleerida ja mõjutada last ka mitte rääkima. Ja kõige kurvemad on need lood, kus see seksuaalne väärkohtlemine hakkab nii õrnas eas, et laps isegi ei saa aru,
mida temaga tehakse ja see on tema igapäevaelu normaalsus ja ta ei oskagi sellest rääkida, sest ta ei tea, et see, mis temaga tehakse, on kuritegu. Nii et siin kehtib ikkagi paraku see vana tõde, et kõige ohtlikum koht on kodus ja mingitest nii-öelda klassikalistest kommionudest põhimõtteliselt rääkida ei saa. Me ei saa ka neid välistada, aga kui tõesti hinnata nüüd, et kes on kõige ohtlikumad, siis jah, lähedased on kõige ohtlikumad, aga kommionusid on ka. Et kindlasti tasub nendest ka lapsi hoiatada ja õpetada, et kuidas käituda, et mitte minna kaasa, aga just tõesti, et neid selliseid juhuslikke ründaid tänaval on kordades vähem kui koduseinte vahel toimuvat jõhkrat vägistamist. Aga me teeme siin veel ühe väikese pausi ja jätkame siis pärast seda. Krimiraadio. Krimiraadio läheb edasi, saates on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meiega on ka Tartu stuudios ringkonnaprokurör Jane Pajus ja kuivõrd eile oli siis laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, siis oleme meiegi selle täna teemaks võtnud. Jane Pajus, kas te peate õigeks, et vanglast vabaneva pedofiili kohta tehakse mõnes portaalis klikkejahtiv uudis ja siis nii köetakse üles terve siis osa ühiskonnast, kes võib-olla teatud linnaosas või linnakeses elab ja siis lastakse neil esialgu siis verbaalselt mingisugune järelkohus tekitada, et kuidas te sellesse kõigesse suhtute? No siin on jällegi hästi mitu plaani selles küsimuses. Kõigepealt see terminoloogia, nii. Pedofiil. Mina eelistaks rääkida süüdimõistetud seksuaalkurjategijast. Sellepärast, et pedofiil on nagu väga selge seksuaalsuunitluse häire, aga kõikidel seksuaalkuritegudes süüdimõistetutel ei ole seda häiret. Ja kõik, kellel on see seksuaalsuunitluse häire, pedofiilia, ei ole kurjategijad. Et see on selline häire, mis tegelikult on kontrollitav ja et sellega ei kaasne alati kuritegude toimepanemine. Ja siin need juhtumid tegelikult on ka väga mitmeplaanilised. Eestis ei ole seda kohustust, et vabanev kurjategija peaks ennast kuskil registreerima ja märku andma, et ühiskond siis tehakse, et ta ilmub sinna. Mina arvan, et me nüüd õigusriigina oleme ka tegelikult piisavalt küpsed, et eeldada ja arvata, et inimene muutub, võtab õppust, teeb järeldused. See ongi ju kriminaalkaristuse mõte, et jah, me karistame sind sellest, et sa oled halvasti käitunud ja ära enam nii tee. Ja kui me nüüd tekitame selle olukorra või ootuse või loome sellise praktika, et vabanevad seksuaalkurjategijad alati saavad sellise avaliku teavituse ja kampaania, siis me ei annagi neile nagu võimalust olla teistsugune, olla parem. Ja seksuaalkuriteod on ju ka oma loomult niivõrd erinevad, sest me ei saa võrrelda seda inimest, kes on juba võib-olla 3 korral vägistamisest süüdi mõistetud või lastevastase seksuaalkuriteost süüdi mõistetud inimesega, kes ka kannab vanglakaristust selle kuriteo eest, mis ta toime pani näiteks siis, kui ta oli ise teismeline selle inimese vastu, kes oli näiteks 9-aastane, mis hiljem ka välja tuleb ja kes aja jooksul on tõepoolest muutunud täiesti teiseks inimeseks. Aga õiguslik hinnang ja paragrahv on ju täpselt sama. No te räägite, et seksuaalkurjategijaid on erinevaid. Ma küsin nii, et olen kuulnud ka mitmelt poolt ikkagi selliseid arvamusi, et seksuaalkurjategijat ei ole võimalik parandada, teda ei ole võimalik ravida. Tegelikult on siin 2 küsimust. Kas on ja teine küsimus on see, et kas on ka lootusetuid juhtumeid? See ravivajadus tegelikult ei ole nagu minu pädevuses vastata. Ma mõtlen teie kogemuse pealt, kui nad olete selle teemaga palju tegelenud, kõrvalt näinud. Et siin on jällegi 2 täiesti eraldi seisvat kategooriat, et seksuaalkurjategija, nagu ma ütlesin, et tal ei pruugi alati olla see kuritegu toime pandud seksuaalsuunitluse häire tõttu.
mina arvan, et tema suhtes ei maksa kaotada lootust. Et see võib olla lihtsalt mingi periood tema elust, nagu see näide, mis ma tõin, millest ta on juba välja kasvanud. Küll aga need korduvkurjategijad ei ole ka olemata. Paraku on niimoodi, et mõned inimesed ei suuda ennast kontrollida, tagasi hoida ja nemad panevad toime kuritegusid korduvalt. Jane, viimasel ajal on märgatavalt pead tõstnud, ju olete te ka ise märganud, ilming, kus nii-öelda aktiivsed tegelased on asunud ise probleemiga tegelema. Ehk et asunud siis seksuaalkurjategijaid jahtima, sageli ka ise kohut mõistma. Miks on meil ühiskonnas jätkuvalt neid, kelle arvates ei tegele meie õiguskaitseorganid piisavalt aktiivselt juhtumitega? No oma osa on kindlasti selles, et nad tegelikult ei tea, millega õiguskaitseorganid tegelevad. Ja see olukord võib tekkida ka sellest, et reeglina need kohtuasjad, kus on alaealine kannatanu ja toime on pandud seksuaalkuritegu tema suhtes, on kinnised. Ja nende otsuseid ei kommunikeerita just nende kannatanute kaitseks. Ja siis võibki tekkida ühiskonnal selline tunne, hästi palju räägitakse erinevatest kuritegudest ja kohtuasjad praktiliselt ongi kogu uudisvoo sisu või hästi suure osa uudisvoost täidavadki ülevaated igasugustest kohtuasjadest, aga jah, seksuaalkuritegude asju ei kajastata nii ja ma arvan, et see on väga õige, et ei kajastata, sest ka kannatanul on õigus säilitada oma privaatsus ja mitte jääda siis ühiskonna mällu kui ohver. Ja see võib olla üks pool, et lihtsalt ei teata, et tegelikult õiguskaitseasutused teevad oma tööd, aga sellest lihtsalt ei ole ka võimalik ja võib-olla ka paslik rääkida. Paljude selliste kuritegelike nähtuste puhul saame me siin Eestis märkida, et see või teine on olnud selline nõukaaja jäänuk või noore riigi lastehaigus, millest ajapikku ikkagi kuidagi välja kasvatakse, siis laste seksuaalne väärkohtlemine vähemalt näiliselt tundub olevat pigem ikkagi selline süvenev ja samal ajal käinud kuidagi paremini peitev nähtus. Kas ma väga eksin? See nüüd on jällegi väga keeruliselt vastatav küsimus, sellepärast, et ühiskonna arusaam, mis üldse on seksuaalkuritegu, on aja jooksul muutunud. Mitte väga ammu ka Eestis võib-olla ei olnud see alaealiste paari panek üldse mitte midagi märkimisväärset või keelatud või arusaamatut ja võib-olla ka laste ärakasutamine võis olla sagedasem, et seda ei peetuki millekski, aga praegu me ikkagi oleme nende seadustega jõudnud sinnamaale, et laste õigusi üha enam selles valdkonnas ka kaitstakse. Et see on see üks pool. Et ühiskond teadvustab järjest ja peab järjest vajalikumaks, et see kaitse oleks tõhusam ja õiguslikku hinnangut siis või kuriteona saaks määratletud mitte võimalikult palju, vaid et need tegevused, mis siis ühiskonna arvates on taunitavad, oleks ka siis võimalik kohtu poolt kuriteoks tunnistada ja karistus mõista. Et see ühiskonna arusaam võib muutuda, et see on see pool, aga et kas nüüd järjest rohkem neid olema hakkab, ma pakun, et kontaktseid kuritegusid ehk mitte, et pigem see hulk väheneb. Kuidas te isiklikult tajute meesterahvast, kes õigustab kohtus või eeluurimisel oma vääritud või lausa kuritegeliku käitumissäitega, et partner oligi 16 juba või peaaegu 16, et Aha. No tegelikult, kui nüüd partner on 16, et ta ei olnud abitusseisundit, vägivalda ja mingit mõjuvõimu, siis ta tegelikult kohtu ette ei satugi. Sellepärast, et selline seksuaalne läbikäimine, kui on poolte vaba tahe, on täiesti lubatav. Küll aga kui nüüd partner on noorem kui 16, et jah, eks nad ikka õigustavad, et ta ei olnud vastu ja kõik, aga kuritegu on kuritegu, et siin ei olegi mingit küsimust, et täisealine sa pead vastutuse võtma ja aru saama, et te ei ole võrdsed partnerid. Nojah, ma küsisingi, et kuidas te isiklikult tajute selliseid tegelasi, aga ma vist ei saa teie käest küsida isiklikke tajumisi, vaid ikkagi selliseid, mis on seotud teie tööga, jah? Küsimuse mõte on siis see, et mida mina isiklikult arvan sellest seksuaalse enesemääramise eapiirist või?
no oletame, et tuleb grillpeole käe kõrval 16-aastane inimene ise on ta seal, ütleme, 40-ndates, 50-ndates, et mis taju teil sellega seoses tekib? Ma arvan, et nagu igal teiselgi kõrvalseisjal, et aga jah, et seaduse tähenduses on 16-aastane ja 40-aastane, no miks mitte, ka siis 60-aastane või 80-aastane vabad tegema, mida nad tahavad, kui see on poolte vaba tahe. Ma hüppan selle seaduse juurde siit kohe ja võtan sõnasabast kinni. Kuidas teile tundub, kas praegused karistused on piisavad või võiks olla lahjemad hoopis? Mida on võimalik seksuaalkurjategijatele siis süüdimõistmisele määrata? Need karistused tegelikult on piisavalt karmid ja aja jooksul nad on aina karmistunud. Et tegelikult on korduvkurjategijale võimalik mõista ka eluaegne vangistus. Ja need sanktsioonimäärad on täiesti võrreldavad teiste raskete isikuvastaste kuritegudega. Et ma arvan, et nagu karistuse raskuse taha kindlasti asi ei jää, et saab mõista õiglase karistuse, küll aga võib-olla mõne sätte puhul on see karistus liiga rangetes raamides, kui me vaatame, et nii palju erinevaid tegusid tegelikult tuleb mahutada ühe sätte alla ja oma raskuselt niivõrd erinevad teod tuleks siis karistada ühtemoodi range karistusega. Aga kuna niinimetatud nõusoleku seaduse eelnõu või väljatöötamiskavatsust praegu Justiitsministeerium veab ja see seadus muutmisele tuleb, et ma praegu ei hakka ka spekuleerima, et kas ja kuidas need sanktsioonimäärad ka üle vaadatakse. Ja lõpetuseks, Janne Pajus, kuidas me oma lapsi ja nende vanemaid võiksime kasvatada, et just nimelt laste seksuaalset väärkohtlemist oleks oluliselt vähem? Jaa, lapsi tuleb kasvatada ja mina ütlen kõikidele, et nõudke seksuaalkasvatust juba lasteaias. Seda tehakse väga diskreetselt, väga toredasti ja kindlasti ei ole see nagu laste seksima õpetamine, et see on ikkagi oma keha väärtustama õpetamine ja arusaamine, et mis on minu privaatsus. Ja kindlasti ka vanemate harimine, et kui me nüüd räägime kontaktsetest kuritegudest, et lapsed julgeks tulla neile rääkima ka peresisestest asjadest, ka väljaspool pere toimunud asjadest ja veebis toimuvast, et oleks lapsega usaldussuhe, et see on selle kõige alus ja ehk kõige parem viis neid kuritegusid ennetada ja ära hoida, et juba käimasolevad kuriteod eskaleeruvad või muutuvadki süsteemseks. Tartu ringkonnaprokurör Janne Pajus, me väga täname, et olite nõus tänases Krimiraadios osalemast. Meiega läheme väikesele pausile, teemaga küll läheme edasi, ent vahetame külalist. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Kuna eile oli laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, mil kogu maailmas pöörati sellele probleemile teravdatud tähelepanu, on ka Krimiraadio teema põhjalikumalt ette võtnud. Ja meil on nüüd telefonil Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo ennetusteenuste juht Kerli Grünberg. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Politsei- ja Piirivalveameti tellimusel viis Kantar Emor sel aastal läbi ühe põhjaliku uuringu laste internetikasutuse kohta ja uuringu eesmärk oli leida võimalusi siis, kuidas ennetada laste langemist seksuaalse väärkohtlemise ohvriks veebis. Kerli Grünberg, mida see uuring ütles ja millele osutas? Eks me elame ajastul, kus Eesti laste internetikasutus on muutunud selliseks igapäeva lahutamatuks osaks. Ja uuring tõi siis ka esile, et internetikasutuse kõrval suureneb selline kokkupuudega riskidega, sealhulgas siis seksuaalse väärkohtlemisega veebis, mida lastel endil on raske tuvastada ja ka ennetada. Ja ohvriks langemise riskifaktoriteks on laste psühholoogilised omadused, näiteks siis madal enesehingang, impulsiivsus, aga sealhulgas ka siis sotsiaalsed tegurid, olgu selleks keerulised peresuhted, üksildustunne ning ka tehnoloogilised aspektid, sealhulgas siis internetis veedetud ajapikkus ja ka suhtlemisrakenduste aktiivne kasutamine. Ja uuringu oluline osa tõi siis välja ennetustöö vajaduse
ja seda siis nii lapsevanemate harimises ja digipädevuste arendamises, et nad oleksid siis ja oskaksid ja oleksid oma lastele siis olemas nii internetikäitumist suunata, toetada neid ohuolukordades ja kindlasti rõhutas uuring ka seda, et ennetustegevus ei peaks keskenduma siis ainult ohtude vältimisele, vaid teadlikkuse tõstmisele, oskuste arendamisele, et lapsed siis ise oskaksid riske hinnata ja nendele ka nii-öelda siis vastu seista. No ja kuidas tulemused olid? Kas meie lapsed, kes ju teatavasti on juba varases eas üsna osavad netis surfajad, tajuvad, et seal on tõepoolest peidus need, kelle kavatsused on väga kurjad, et seal on ohud, et seal on väga-väga kahtlased inimesed ka peidus, võib-olla pealt näha väga lilleliste lehekülgede taga? Uuringu tulemustes selgus, et kuigi laste teadlikkus nendest internetiohtudest on hea, siis sellest hoolimata jätkavad lapsed vahel riskantseid tegevusi, kas siis põnevuse või adrenaliini pärast. Ja nad tihtipeale usuvad ka, et ohud nendega ei juhtu. Ja teadlikult hakatakse ikkagi suhtlema siis võõraga, olgu selleks laps või täiskasvanu, tehakse siis teadlikult ka videokõnesid, kuna on ikkagi põnev näha, mis seal teise poole ekraani on. Ja lisaks toodi välja ka laste puhul ka see, et selline keelatud vili on magus, ehk et nad tahavad ise näha ja aru saada, mis neid takistavad või miks see oht on nagu nii suur, et siis järgi ikkagi proovida seda. Ja mis me veel nägime oli see, et tegelikkuses, kui me teame, et sotsiaalmeedia kontod lastel on teatud vanusest alles lubatud, siis tihtipeale on vanemad need, kes koos lastega neid kontosid siis teevad. Nii et proovida järele, milliseid koletisi meil internetis ringi liigub, et see on siis päriselt mingisugune asi, mis pakub meie tänastele lastele meelelahutust, on ma õigesti aru? Jah, et see adrenaliini tunne, et see on see, mis sütitab neid noori. Mis tulemused teid ennast selles uuringus kõige enam kuidagi üllatasid või koguni võib-olla ehmatasid? Kas nüüd just ehmatasid, aga eks me ikka meeldib selline laste enda ausus ja me teadsime, et laste ja noorte selline teadlikkus internetis valitsevast ohtudest on suhteliselt kõrge, kuid nüüd tänu sellele uuringule saime me ka aru siis, miks nad vastavalt ei käitu. Et kui eelmise 10. lapsed soovisid saada arstideks või politseinikeks, siis tegelikkuses nüüd on soov tulevikus olla siis YouTuber või influencer ja seetõttu veedavad ka lapsed suurema osa oma päevast internetis. Ja isegi kui vanemad on lisanud internetis oleku vähendamiseks selliseid füüsilisi meetodeid, olgu need siis mingisugused rakendused, siis lapsed on väga oskuslikud ära arvama vanemate seatud paroole. Et nad tõid ise ka välja, et tihtipeale on see lapse enda sünniaeg, vendade õdedete nimed, et seetõttu siis oskavad lapsed nendest piirangutest ilusasti mööda minna. Ja me nägime seda, et tõesti ainult ka need füüsilised piirangud, nii-öelda siis rakendused ei tööta, et lastega peab korduvalt nendest teemadest ka rääkima. No just, ja lisaks sellele, nagu te mainisite, et lapsevanemad ise sageli ütleme siis reeglitest üle astudes loovad oma lastele sotsmeediakontosi, et need saaksid seal rõõmsalt surfata. Kuivõrd lapsevanemad üldiselt on kursis sellega, mis ohud on? Me rääkisime lastest ja laste teadmistest, aga kuivõrd lapsevanemad on kursis, et see ei ole niisama see keeld või takistused sotsmeediale, et seal taga on tõepoolest ikkagi igasugused tegelased ja igasugused kohad. No üldjuhul on ikkagi kursisolek päris hea, aga nii nagu ka lapsed väiksid, siis pigem nad arvavad, et asjad juhtuvad kellegi teiste lastega. Ja uuringus selgus ka tõsiasi, et isegi kui vanem on sellele teemale kodus viidanud, siis oodatakse, et selle teemaga tegeleks keegi teine, näiteks siis kool. Ja tihtipeale on näha seda, et lapsevanemad märkavad neid ohuolukordi alles siis, kui nii-öelda jama on käes. Et laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine algab tegelikult sellest hetkest, kui laps hakkab huvi tundma nutiseadmete vastu. See tähendab aga seda, et nii lapsevanemate kui ka õpetajate seas on oluline sellele teemale aega pühendada. Tuleb võtta aega selgitamiseks, koos õppimiseks, sest see on oluline hilisemate probleemide ennetamiseks. Ja kui ka ei oska või ei tea, siis tegelikult on meil olemas väga palju teemakohasi tehti, olgu selleks targat internetis, tarkvarem või lasteabi, et kus saab siis see lapsevanem ikkagi ka ennast kurssi viia ja võib-olla saada ainest siis, mida selle lapsega rääkida. Ja lapsi aitab võimalike ohtude eest internetis kaitsta selline usalduslik suhe lapsevanemaga, sest laps peab tundma, et ta saab oma murega nende poole pöörduda, et võib-olla siis
tihtipeale lapsed ka kardavad, nad saavad pahandada või karistada, aga ikkagi see on vajalik, et lapsega tuleb rääkida, et võõrastega ei tohi internetis suhelda, selgitada neid võimalikke ohte, et see tõesti see õpetuskoht on siin oluline. Kui me proovime praegu paika panna 3 rusikareeglit, mida üks vanem peab oskama näha ja peab tegema, et laps ei langeks mõne hälbega inimese seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. Mis need 3 võiksid olla? Teie arvates 3 raudset rusikareeglit. No üks ongi seesama usalduslik suhe oma lapsega, et kui ikkagi ostetakse see esimene nutiseade, olgu selleks 6-7-aastasele lapsele, et tihtipeale me näeme seda, et Eestis on see telefon, see esimene nutiseade, mis lastele ostetakse, et siis on lisaks kõikvõimalikele võimalustele, mida see nutiseade siis annab, vaja selgitada neid ohte ka. Et seal uuringus tuli ka välja, et tihtipeale arvatakse, et nende väiksemates vanuses olevatele lastele on natuke vara nendest asjadest rääkida, aga siis, kui lapsed on juba suured, nad on neid nutiseadmeid kasutanud, siis ei osata enam neid teemasid rääkida. Et ikkagi, nii nagu öeldud, siis tõesti see usalduslik suhe, et tule ja räägi ja saame koos sellele probleemile lahenduse. Teiseks ma kindlasti ütleksin, et on sellised selged reeglid, et kui ka nii-öelda sotsiaalmeedia kontod on tehtud, siis need kontod on vaja teha privaatseks. Et tõesti, mida noorem on laps, et seda vähem saaksid siis võõrad inimesed temaga usalduslikku suhtesse sattuda, selles mõttes, et ka võõrad võivad alguses näida kui usalduslikud inimesed. Ja miks mitte siis kord kuus näiteks ka koos lapsega see sotsiaalmeedia sisu üle vaadata või vaadata, kes on teda siis lisanud sõbraks. Ja muidugi soovitan ikkagi kasutada neid kõikvõimalikke äppe, mis on siis võimalus kontrollida nii lapse internetis oleku aega kui ka seda, millised rakendusid alla tõmbab, aga siin puhul ma kindlasti ütlen, et ainult sellest füüsilisest meetodist ei aita, et ikkagi jällegi rääkida ja mitte ainult ühekordset, vaid pidevalt. Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo ennetusteenuse juht Kerli Grünberg, me täname, et ka teie Krimiraadios osalesite. Sellega on tänane Krimiraadio ka otsa saanud. Kuigi laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev oli eile, siis tegelesime meie teemaga ka täna. Mõistlik oleks, kui me oleksime selles küsimuses valvsad kogu aeg ning oskaksime oma lapsi kaitsta igal ajal. Igal juhul me täname kõiki saatekülalisi, kes seda rasket teemat meile lahata aitasid ning loomulikult täname ka kõiki meie kuulajaid. Teiega olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.